Tere hommikust ka minu poolt, kallid daamid ja härrad. Mul on siis hea meel esiteks teid tervitada nii rohkearvuliselt täna siin. Ja mitte ainult lihtsalt Muinsuskaitseameti poolt, vaid tervitada ka siis tõesti eile alanud Muinsuskaitse kuu raames ja ka tegelikult terve selle aasta kestva Euroopa kultuuripärandi aasta raames. Ma näen, et kultuuripärand äratab huvi osalejates ja on millest rääkida. Minu ettekande teemaks tõesti on 20. sajandi vastuoluline pärand, aga ma tahaks kohe algatuseks öelda, et kultuuripärand siiski laias laastus enamikule meist ja igapäevaselt pakub suurt rõõmu. On eneseteostuse allikaks ja väga paljudele inimestele ka inspiratsiooniks ja aitab meil oma elu mõtestatumalt elada. Ja ma arvan, et ka nendest vastuoludest rääkimine ei ole sugugi mitte kontraproduktiivne, vaid just nimelt, kui me neid vastuolusid ise endale teadvustame, siis on lihtsam ka nendega tegeleda ja leida lahendusi selliseid, et kogu kultuuripärandi valdkond oleks rõõmu pakkuv. Et kui me räägime siis 20. sajandist ja kultuuripärandist, siis ma arvan, et on ikka kohane kõigepealt ära defineerida, millest me räägime. Et miks kultuuripärand on nii oluline ja mis asi ta on. Et Jan Assmann on ilusti öelnud, et kultuuripärand on just see, mis teeb ühiskonna selle liikmetele ja tema külalistele nähtavaks. Ma usun, täna saab paljudele ka loksa palju nähtavamaks ja arusaadavamaks nende ekskursioonide ja kas või selle sama saali külastamise käigus. Kuid siiski kultuuripärand on miski, mis ei ole nagu põlevkivi või puud metsas, mis on looduses olemas. Ta on ikkagi inimtekkeline konstrukt, kokkuleppeline. Me ütleme, et ta on olemas, seetõttu ta on olemas. Ja ta tegeleb enamasti kahe asjaga. Mäluga, mäletamisega. Nii füüsilises keskkonnas me täna oleme ühes mälupaigas, kui ka siis ajalookirjutusega mälu mõttes. Ja ta tegeleb ka väga palju identiteediga. Eriti palju kasutavad riigid ja rahvad just nimelt sellise rahvusliku identiteedi kujundamiseks just nimelt kultuuripärandit. Aga ta ongi olemuslikult vastuoluline. Mitte ainult muinsuskaitseametnikud kui sellised ei pruugi olla vastuolulised, või valdkond kui selline vastuoluline, sest ta eeldab kokkulepet väärtustes, ühist arusaama. Ja ka eilne Muinsuskaitse seltsi poolt korraldatud Muinsuskaitse kuu avamine selgelt näitas seda, kui erinevalt on võimalik muinsuskaitse distsipliini sees mõelda muinsuskaitsest kui sellises või ka kultuuripärandist. On hulk eksperte, keda Toomas Kiho sõnadega, kes kanooniliselt lähenevad kultuuripärandile. On suur hulk inimesi, entusiaste, kuni vanavara kogujateni välja, kes sisustavad oma terminites, oma arusaamade järgi seda, mis on muinsus, mis on muinsuskaitse, mis on kultuuripärand. Ja eks ta tõsi ole, et me igaüks kujundame iseenda arusaama sellest, mis kultuuripärand on ja ei ole. Aga selle kõrval selgelt eksisteerib, tõesti võib tahata, siis kanooniline, diskursiivne või siis ametlikult määratletud muinsuskaitse selles mõttes, et mis on kirjas muinsuskaitse seaduses. See on paratamatu, kui me tahame midagi seaduse paragrahviga kaitsta. Ehk siis riiklik kaitse kui selline eeldab seda, et me oleme kokku leppinud, et me tegeleme väärtuslikuma osa kultuuripärandi kaitsmisega seaduse paragrahvide alusel. Suur osa kultuuripärandist säilib, elab, õitseb, kandub edasi väljaspool muinsuskaitse seadus, mis on imeline. Ja nii see olema peabki. Eriti näiteks vaimse pärandi puhul on teda mingisesse seaduse keelde lausa patt panna. Küll aga kui me tahame öelda, et mingi osa kultuuripärandist peaks säilima sellisena, nagu ta on meieni jõudnud, siis on meil abiks seadus.
Ja kuidas siis see kõik suhestub 20. sajandiga, siis kui me vaatame erinevaid kultuuriteooriaid, filosoofiaid, ka õigusruumi 20. sajandil, siis on see üks suur ismide kogu ja siis ka nende samade ismide postide kogu. Strukturalism, poststrukturalism, modernism, postmodernism ja nii edasi. Kapitalism, kommunism ja nii edasi. Et 20. sajand oli päris kindlasti selline aeg, kus mõte arenes inimkonna hulgas väga kiiresti. Ja ühiskondlikus plaanis Eesti jaoks eriti oli see ka kahe olulise jooni aeg ehk selline okupatsiooni ja restitutsiooni või siis varade tagastamise aeg. Et ma arvan, et täna, kui me räägime probleemsest pärandist, siis sõna okupatsioon selle puhul on ehk see, mida kõige tihemini kasutatakse või mis loob teatud konteksti meie tänastele arusaamadele ühest 50-aastasest perioodist. Aga mida see tegelikult tähendab, on see, et kõik need ismid ja joonid tähendavad seda, et me oleme pea iga põlvkonna jooksul pidanud ümber hindama oma väärtusi, oma suhtumist kultuuri, oma suhtumist kultuuripärandisse ja andma uusi hinnanguid. Ka see sama Loksa siin on näide või hea näide sellest, kus on tulnud väärtusi ümber hinnata. Kuni selle saali värvini välja, ma arvan. Et me peame iseenda jaoks mingised muutused ühiskonnas, mingised muutused ka füüsilises keskkonnas arusaadavaks rääkima. Aga minnes tagasi juba öeldu juurde, muinsuskaitse ja kultuuripärand on olemuslikult vastuoluline valdkond. Alles hiljuti kuulsin ühte Tartu Ülikooli õppejõudu ajaloolast ütlemas, et ajaloos tuleb alati valida pool. Kas tuleb? Võib-olla tõesti mingitel puhkudel tuleb, aga ma arvan, et muinsuskaitsetena või kultuuripärandi entusiastidena meil on mõistlik säilitada selline neutraalne suhtumine kõikidesse kihistustesse, kõikidesse ajastutesse, isegi kõikidesse ideoloogiatesse on võimalik akadeemiliselt neutraalselt suhtuda. Ja tõsi ta on, et mis öeldakse, et võitjad kirjutavad ajalugu, aga samal ajal tuleb silmas pidada, et võitjad ka kustutavad ajalugu. Et kes me olla tahame? Kas mõlemad korraga või ainult ajaloo kirjutajad? Ja selge on see, et erinevad konfliktid, mis muinsuskaitse valdkonnas on, neid annab klassifitseerida nii ja naa. Mina olen neid jagunud väärtus, huvi ja võimusuhte konfliktideks. Et kui me vaatame väärtuskonflikte, ole ja pane järgmine slaid, siis on selge see, et see ongi lihtsalt erinev arusaam sellest, mis on ja mis ei ole väärtuslik mulle, sulle või meile. Aga ilmselge on see, et minevikust või mälust ja alles see, mida me suudame just tänases kaasaegses taustsüsteemis rekonstrueerida. Kui ei suuda, siis mälu kustub. Ja ma arvan, et just nimelt täna, kui me räägime 20. sajandi arhitektuurist ja ka tõesti poliitilise kontekstina Nõukogude okupatsioonist Eestis, siis see võib-olla on väga marksistlik väljend, kuid siiski revisionismi vältimine oleks mõistlik, sest meil on vaja seda mälu. Isegi kui see on seotud kannatustega või soovimatute tagajärgedega või võõrvõimuga, siis see mäluna on ta oluline ja paigad või kohad või füüsiline mälu on sama oluline kui ajaloo kirjutus. Ja me peame hakkama saama selle keerulise pärandiga. Sest kui me vaatame täitsa niimoodi muinsuskaitse või kultuuripärandi baasteooriat, siis me ei saa öelda, et üks või teine kihistus ajaliselt on olulisem. Kõik kihistused on olulised. Ka meie ühiskonna liikumine läbi aja peab olema autentselt jälgitav, mitte ainult esemete ja hoonete liikumine läbi aja. Ja ka kui me võtame ette neid hooneid siis restaureerida, konserveerida, mida viimastel aastatel on tehtud, näiteks kui me vaatame ka
näiteks Kohtla-Järve kultuurimaja või Vene kultuurikeskus Tallinnas, siis me ei saa minna neid ümber kirjutama, mis sest, et võib-olla ka mõningane sümboolika nende fassaadidel, lagedes või lavakarniisil meile tänaselt ei istu. Aga restaureerimine peab lõppema alati seal, kus algab oletus. Ja ma arvan, et see on ka võib-olla selline kaasaegne üleüldine maailma mõistmise võib-olla teeb lihtsamaks maailmaga toimetulekut. Kui me tõe ja vale kategooriaid vaatame ka muinsuskaitses, siis isegi kui me ei tea, mis on tõde, mida väga palju tänapäeval rõhutatakse, siis valetada ikka ei ole ilus. Eilegi kõlanud ettepanek, et muinsuskaitse oleks paljudele südamelähedasem, kui me aktsepteeriks koopiaid, siis no, mis see siis on? Kui me ehitame Fibost üles Narva vanalinna, siis mis see siis on? Fibo barokk. Ta oleks ju vale. Ja päris kindlasti ei oleks ta tõde. Huvikonfliktid enamasti kajastuvad tänapäeval või on kõige lihtsam neid väljendada läbi kinnisvaraarendus-huvide. Aga ma arvan, see huvi on pigem ka selles, kes on huvitatud oma jälje jätmisest ja ajaloo säilitamisest. Me väga tihti kuuleme Muinsuskaitseametis seda, et kas tõesti siis meil nüüd ei olegi võimalust oma jälgi jätta ajalukku, kas meil pole õigust, loomulikult on ja tulebki ja peabki. Tänased põlvkonnad peavad jätma oma jälje, oma kihistuse aja kulgemisse ja aegruumi, kuid seda kõike ei saa teha mineviku arvelt. Meil on muinsuskaitse all täna vähem kui 1% kõigist ehitistest Eestis. See on see, mille puhul me oleme öelnud, et see peaks säilima tingimusteta, ajast aega. 99% juhtudest võib oma jälgi jätta igale poole ja nii palju kui süda lustib. Aga 1% puhul, mille oleme siis kõige väärtuslikumaks kuulutanud, nendel puhul tuleb ekstra ettevaatlikkus kasuks. Sest mälu on meie kõigi põhivajadus. Püüdke elada päev ilma operatiivmälu on üks asi, et oma nime oleks hommikul hea mäletada ja ma ei tea, panga PIN-koodi ka, et see oluliselt suurendab toimetulekut igapäevaselt, aga mälu kui pikem, kui midagi enamat kui operatiivmälu, siis see on meie põhivajadus. Vajadus mäletada, mida enne meid inimesed on teinud, mõelnud, ennast maha jätnud. Ja see kõik on allikaks ju tänasele toimetulekule. Kõik kultuurielemendid, ka täna loodav, nii arhitektuur kui kaunid kunstid, on seoses varem looduga. Neid tühje pabereid elu meile pakub väga harva. Ja mulle kangesti meeldib selle maailma tipparhitekti Rem Koolhaasi üks essee, kus ta ütleb, et pärandi hoid või säilitamine pole sugugi mitte modernsuse vastand, vaid selle sünnitis. Alates sellest ajast, kui inimkonna areng väga kiireks läks, tekkis ka vajadus mõelda selle üle, mida me säilitama peame. Ja teine meeldiv mõte, mis talt on minu jaoks on see, et mille vastu muinsuskaitse kaitseb, on vahav keskpärasus. Ehk siis see, mida täna hulganisti ja massiliselt luuakse, on nii keskpärane, et see hakkab meie elu ohustama. Ja parem on, kui meie elu ja elukeskkonnad on mitmekesised. Ja võimu suhtest ei pääse me ka. Muinsuskaitseamet muidugi on osa riigivõimust ja võib-olla minul isegi kohatu rääkida võimu suhtest kui sellisest. Aga ikkagi muinsuskaitses me peame alati küsima, et kelle pärandit ja kellele me säilitame. Ja teine võimusuhteline konflikt, mis alati tekib, on see, et see säilitamine on väheste kohustus, aga väga paljude privileeg. Meil justkui kõigil on inimõigus osa saada kultuurist, kultuuripärandist, aga siis on sellel 1% omanikel justkui see kohustus ja see tekitab alati pisut hõõrdumisi. Sest muinsuskaitse on reaalne omandipiirang. Avalikes huvides me
piirame omaniku kasutus- ja käsutusõigust ja ka tema autonoomiasse, ka siis, kui ta soovib näiteks restaureerida või konserveerida või midagi ehitada, me oluliselt sekkume, küsime projekti ja järelevalvet ja kooskõlastust, et mida kõike veel. Et ei saa päris oma tahtsi. Ja seda on võimalik edukalt teha ainult siis avalikes huvides, kui avalikkus mõistab seda, miks, mida ja kuidas kultuuripärandist kaitstakse. Ja seetõttu ongi muinsuskaitse väga suures osas retooriline distsipliin. Isegi võiks öelda kommunikatsiooniakt. See, mis praegult siin toimub näiteks. Mina püüan veenda teid selles, et kultuuripärand on oluline, aga ma usun, seda saali teit on kerge veenda. Aga suurt hulka ka avalikkust tuleks kõik võimalikel tasanditel aktiivselt veenda. Ja kõikide nende nii huvi, võimu kui mis ta mul nüüd oli, väärtuskonfliktidega on ikkagi võimalik toime tulla. Et meid aitab see, kui me oma seda arusaadavust suurendamegi läbi väärtuspõhiste reeglite või nii-öelda sooliku ühiskondliku kokkuleppega. Juba Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et see riik on loodud selleks, et tagada rahvuse, keele ja kultuuri säilimine ajast aega. Et me ei tegele päevast päeva mitte millegi muu kui selle sama kultuuri säilitamisega. Aga siinkohal ka ongi oluline küsida, et mis see kultuur on. Ja need on need asjad ja nähtused, mida on võimalik tõlgendada ja mõista. Hea muinsuskaitse, ükskõik kas ametnik või vabatahtlik, on see, kes aitab kõikidel teistel mõista seda, mis asi kultuuripärand on. Ja ma arvan, eriti oluline siin puhul, me võime kõik olla erinevatel arvamustel, aga on dialoogi võimekuse säilitamine. Ja kui siin saalis on ka mälestise omanikke, siis on suur palve teile, säilitage alati meiega dialoogi võimekus. Meie muinsuskaitse ametnikena viime omalt poolt sama. Et need mälestised säilivad ainult koostöös ja ainult tänu ühisele pingutusele. Ja olles nüüd tõesti 3 aastat lähedalt näinud ja peaaegu igapäevaselt pidanud erinevaid väärtus- ja huvikonflikte lahendama, siis ma olen hakanud nägema väga paljudes nendes dialoogides suurt tüliväärtust. Ühe või teise kakelungi käigus selgub, kas nüüd just tõde, aga vähemalt selgub see, milles me oleme võimelised kokku leppima. Ja ka erialaliselt on väga oluline see, et me salvestaks ja vaataks, mis ühe või teise tülikäigus lõpuks sünnib. Et ma usun siin näiteks nüüd juba üle-eelmisse aastasse ja Vassaliina linnuse arutelu oli kõikidele osapooltele väga väärtuslik. Meie saime aru, mis meie sealt tahame, valitseja aru, mis tema tahab, arendajad said aru, mis nemad sealt tahavad ja mis on võimalik. Et pisut kannatust suurendab isu, ma arvan, kultuuripärandi puhul ja me lihtsalt peame vastastikku väärikalt dialoogi pidama. Ja kindlasti võib alati muinsuskaitseid süüdistada subjektiivsuses, sest väärtusotsused, meie kaalutlusotsused alati ongi subjektiivsed. Kõik inimesest lähtuv on subjektiivne, aga ta ei saa olla suvaline. Ehk siis see subjektiivsus peab baseerima ikkagi printsiipidel, põhimõtetel, kokkulepetel. Ja ma usun, et osasid neist ma ehk suutsin täna teile siin ka demonstreerida. Aga nüüd tulles ikkagi teema juurde, et kuidas siis on 20. sajandi säilitamine 21. sajandi tingimustes võimalik, siis mina ikkagi usun inimestesse, üksikindiviididesse. Me elame kontekstis, mille nimi on liberaalne demokraatia, kus üksikisiku vastutus on viidud peaaegu maksimumi. Me vastutame
oma enda elude eest, oma lähedaste elude eest, aga me tegelikult üksikisikutena vastutame ka kogu ühisosa eest. Kui üks inimene otsustab linnahalli üle võõbata, siis üks inimene rikub mitte ainult avalikku korda, vaid ka ühte suurt kultuuriväärtust. Ehk siis ühiste väärtuste säilitamine ikkagi sõltub üksikisikute tegevusest, tegevusetusest. Ja meile meeldib üksikisikutena tegeleda nende asjadega, mis meie elu mõtestavad, mis meid identifitseerivad, mis teevad meist paremad inimesed, ehk siis nende asjadega, millega me oleme motiveeritud tegelema. Ja ma arvan, kultuuripärandi tundmine, parem tundmine aitab kõigele sellele kaasa. Ja asjadel on see tähendus, ka 20. sajandi arhitektuuril on see tähendus, mis me neile anname. Suur osa kultuuriteooriaid tegelebki see tähenduse otsimisega ja sellega, mis on, mis ei ole tähendus. Mulle kangesti meeldib Rein Raua viimatine raamat, kus ta ütleb, et tähendus tekib siis, kui retoorika ja praktika kinnitavad sama asja. Ehk siis, kui me ütleme, et miski asi on väärtuslik, siis me peame ka praktikas teda väärtustama, teda säilitama, teda hoidma. Ehk siis, tulles tagasi minu lemmikmälestuse juurde, et küsides lõpuks ühe retoorilise küsimuse, et kas linnahalli on võimalik ilusaks rääkida või tuleb ta ka korda teha. Siis tema tähendus selle 20. sajandi arhitektuuri tippteose tähenduse eest ühiskonnas säilib ja kasvab. Siis ta tähendab meile midagi. Täna väga paljudele tähendab keda varet, mille seinaga võib teha mida iganes. Ehk siis, kui me tuleme toime ajaloo ja lähimineviku kaasa arvatud mõtestamise ja säilitamisega, siis tuleme paremini toime ka määramatusega tulevikus. Aitäh teile!